Hei hopsti meie fännid, sõbrad ja tuttavad. Oleme tulnud siia väikest ülevaadet selle nädala mängudest, mis meile kõik tulnud on siin erinevate päevade jooksul. Nii et viskame kiire pilgu peale, vaatame, kas saame natuke ülevaate teha. Me ei ole sellist videot juba tükk aega teinud. Nii et loodame, et saate siit natukene informatiivset teada ka, mida uut ja mida huvitavat meil tegelikult poeriiulitele aeg-ajalt ka tuleb. Alustame siit kõige ülevalt, kohe vasakult poolt. Arkham Horrori kaardimängu põhimäng, taas laos, kogu aeg otsas, ma ei tea miks. Betrayal at House on the Hill, tahate seigelda vanas kummitamas majas, loomulikult. Eldritch Horrori laiend, Masks of Nyarlathotep, ühesõnaga, mingisugune vana ja Lovecrafti teemaline asi. Siin kuskil peidab ennast Catan, põhimäng inglis keeles, laiendatav miljoni laiendiga, nii et kui on tunne, et tahate vahepeal nii-öelda mitme rahvusvahelises seltskonnas mängida seda, siis jumala eest. Hetki kuumim endiselt Imperial Settlers ja Roll and Write, Imperial Settlers, aga täringute ja kirjutamisega. Aigar ütles selle kohta Jatsi, Resistance'i nii-öelda siis äge kosmose temaatiline Merlini võlurite mäng. Seven Wonders ja Armada, kõige uuem Seven Wonders laiend, nii et meresõitjad tulevad teile juurde ja üsna põnev. Vaatame, mis me edasi leiame. Seven Wondersi duelli Pantheoni laiend. Päris omapärane kahe mängija, kõige parem, ei ole vist kõige parem, aga peaaegu kõige parem kahe mängija mäng üldse. Aga siin on Yellow't Little Town, kes ajab sassi Tiny Townsiga, siis see ei ole see. Bonanza, ubade kasvatamise mäng, Riders of the North Sea, see on Architects of West Kingdomi, neil on terve seeria, igasuguseid Raiderseid ja Shipwright'e ja asju. Ticket to Ride'i London, eraldiseisev mäng, nii et kes on fännid teavad. Sheriff of Nottingham, bluffige ja veel kord bluffige, inglis keeles, nii et sama asi, Sheriff of Nottinghami laiend, Merry Men. Aga siin üleval, Kami and Boundi laiend Rising Sunile. Rising Sun on selline Jaapani feodaalajastu mäng, natukene Blood Rage'i moodi, aga iseenesest nagu väga vinge asi. Azul, naiste puslekas, mis ma oskan öelda. Ilus mäng, allpool on laiend ka, aga sinna me jõuame. Pandemiku, In the Lab laiend. Müsteeriumi, Hidden Science'i laiend. Nii et Time Stories'i põhimäng, Azuli laiend, Five Tribes'i põhimäng, Castles of Mad King Ludwig, ühe hullu kuninga kloss, Alien Frontiers, ei ole New Frontiers, aga Alien Frontiers, Dominioni Second Editioni põhimäng, järgmisel nädalal kõik laiendid ka poes olemas jälle, Dice Forge Rebellion laiend, Dice Forge'i täringu koostamise mängule, Ticket to Ride'i Holland, Terraforming Mars, issand, seda ei ole nii kaua olnud, kõik igatsenud, väga hea Marsi asustamise mäng, Mice and Mystics, müstilised hiired, sellele on varsti laiend tulemas. Kas on Unlock 5? See on Unlock 5. Loodan ise selle varsti ära mängida ja oskan selle kohta ka rohkem midagi öelda. Splendor ja Cities of Splendori Splendor laiend, keeruline. Aga kõige parem ja ägedam mäng, kiire ja lihtne. Karupark, Pärenpark, ehk siis majandate loodusreservi, kus on karud. Tokaido, 5. aastapäeva väljalase. Gloomhaveni, Forgotten Circles'i laiend. Uus tegelane, uued võimalused. Axis and Allies, 1941 laiend. Captain Sonar, ideaalne laevade pommitamine, aga lisaks sellele, et on A, B ja C, on ka nüüd ka see Z ja Y, ehk siis saate vee alla oma koordinaatidega minna. Kaverna, kõige raskem mäng, see on otseses mõttes raskem mäng poes oma suuruse kohta. Kilohind on sellel ikka väga võimas. Orliin, nagu Puerto Rico, nagu paljud sellised ägedad asjad, ristisõjad,
ja siuke. Rising Sun, Jaapan. Laiend oli meil ka eraldi natukene olemas kuskil. War of the Ring, Lord of the Ringsi sõjamäng. Dominioni Big Box Edition, kus on Dominion ja Dominion Intrigue sees. Dominioni Nocturni laiend. Lords of Waterdeep, D&D teemaline lauamäng. Seven Wonders, Magicu Game Night, Fluxid, Star Treki Fluxid, Exploding Kittens ja Exploding Kittensi täiskasvanutele mõeldud versioon, Not Safe for Work, kaardikilesid, Batmani tavalised mängukaardid ja selle on Jokeriks, arvake mis, Joker, siis veel D&D miniatuure natukene, Magicu Rivals of Ixalani bundle, Magicu Booster Box, siis natukene erinevaid Unosid, Justice League'i ja Avengersi omad. Siis on kuskil siin all väikselt näha veel Descendi, Lost Legendsi laiend. Icons of the Realmi, Dragon Heisti D&D miniatuuride boostrid. 1000 kaardile mõeldud äge karp. 4000 kaardile mõeldud karp, mille siis see on meil ära peitunud ennast Kills of Ravnica booster box. 2000 kaardile mõeldud karp, kus sees on War of the Spargi booster box. Kuskil seal vahel oli ka Terraforming Marsi Prelude, ehk siis eellugu. Unstable Unicorns, oma heas hiilguses Unstable Unicorns ja tema 4 naljandit. Rainbow, Dragons, Legends ja täiskasvanutele mõeldud Not Safe for Work. Aga kõige ägedam toode minu arvates siin on Sci-Fi Modular Board Extension. Te saate hakata oma lauda kujundama modulaarselt, kas randomiga või ise lauda kujundades. Heksid, asjad, värgid. Siin kilekoti sees peidavad ennast U-boodi ägedad realistlikud mängunupud. Siis kuskil siin on Chronicles of Crime'i Welcome to Redview laiend. Nii et see saaga ikka jätkub ja jätkub ja jätkub. Siis on meil siin Time Stories'e Endurance laiend. Üks põhimängule järgnevatest lugudest. Sci-Fi Invaders from Afar. Uskuge mind, seda on väga keeruline saada, aga väga hea mängida. Ja kõige viimasena Star Realmsi kaardimäng koos Star Realmsi Colony Warsi kaardimänguga. Üks laiendab teist või saab ka põhimänguna mängida. Nii et vaatame kiiresti vilgu peale veel, mis meil siin on. Nii et sel nädalavahetusel kõik need asjad on veel meil kaupluses olemas. Astuge läbi, võtke rahakott kaasa, seda ei pea üldse puuga sellest tassima. Paljud nendest mängudest on Eestis väga soodsa hinnaga. Ja nagu siin täna mõni klient ütles, miks ma pean Amazonist tellima, kui saab ka koha pealt sama hinnaga või ka vahest ka soodsamalt. Seniks, olge mõnusad, ilusat õhtut jätku ja näeme juba poes. Lauamängudeni!